Oh jumal, oh jumal, oh jumal, oh jumal! Iraani poliitiline ja sõjaline juhtkond mõrvati ühe hommikuga. Iga normaalse loogika järgi peaks Iraan siin alla andma. Nii toimivad riigid pärast juhtkonna hävitamist. Selle asemel otsustas Iraan tudistada rakette Bahreini, Kuveidi, Katari, Araabia Ühendemiraatide, Saudi Araabia, Jordaania ja Iisraeli pihta. Kõik samal ajal. Setsei riiki. Need pole ainult USA baasid. Iraani enesetapudroonid tabavad Pärsia lahe piirkonnas ka juhuslikke tsiviilalasid ja elamuid. Lisaks on Iraani julgeolekujõud Teheranis, et tulistada kodanikke, kes on tulvanud tänavatele, et tähistada ülemjuhi surma. Nii et tegelik küsimus, millele kõik praegu vastust otsivad, on, mida Iraan ometi mõtleb. Internetis on selle kohta põhimõtteliselt 2 teooriat. Esimene teooria on, et Iraani kogu juhtimisstruktuur on justkui pea maha löödud. Keegi ei juhi enam tegelikult IRGC-d. Ja see, mida te näete, on peata sõjamasin, mis tulistab pimedas ja paanilises kättemaksus välja kõik, mis tal on. Meeleheitlikult võitlev haavatud režiim enne kokkuvarisemist. Teine teooria, mis peaks teid tõsiselt muretsema panema. Kõik, mida Iraan praegu teeb, rünnakud 7 riigis, tsiviilsihtmärkide ründamine, Hormuzi väina sulgemine, toimub täpselt plaanipäraselt, isegi kui nende kõrgeim juht on surnud. Sest Iraan ei rajanud oma piirkondlikku strateegiat ühe mehe peale. See rajas selle institutsiooni peale. Ja see institutsioon on valmistunud just selleks olukorraks. Keegi selles institutsioonis mõtleb juba tulevikule, mitte ainult Iraani, vaid kogu Pärsia lahe jaoks. Pärsia laht on viimased 50 aastat olnud maailma vaidlustatuim piirkond. Enne süvenemist pead teadma, miks Iraani revolutsiooniline kaardivägi Omaani ei puudutanud. Omaan asub Iraanile geograafiliselt lähemal kui paljud rünnatud riigid. Vaata, Omaan on aastaid olnud vaikne tagakanal Teheraani ja Washingtoni vahel. Ainus riik, keda mõlemad pooled usaldasid piisavalt, et lasta tal sõnumeid edasi anda, kui nad keeldusid omavahel otse suhtlemast. See vahendas salaläbirääkimisi, mis viisid 2015. aasta tuumaleppe sõlmimiseni. See on vahendanud vangide vahetusi. See võõrustas kaudseid läbirääkimisi kogu viimase 12-päevase sõja jooksul, ilma et teda oleks sihikule võetud. 27. veebruaril, päev enne rünnakuid, teatas Omaani välisminister läbirääkimiste läbimurdest ja Iraani nõusolekust mitte ladustada rikastatud uraani. See nõustus Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri täieliku kontrolliga. Samuti nõustus see oma olemasoleva uraanivaru pöördumatu vähendamisega võimalikult madalale tasemele. Need olid järeleandmised, millest Teheraan keeldus aastaid diplomaatilistes voorudes. Järgmisel hommikul ründasid 200 Iisraeli hävitajat Iraanis 500 sihtmärki. Iraan oli tulnud läbirääkimistele, teinud tõelisi järeleandmisi ja sai ikkagi pommitada. Teherani vaatenurgast ei saanud Washingtoni ja Tel Avivi signaal olla selgem. Mingit kokkulepet ei ole. Mingit kokkulepet ei pidanudki kunagi tulema. Kui lepid sellega, pole midagi tagasi hoida. Vaata, mida Iraan otsustas rünnata. Iraan ründas Bahreinis, USA 5. laevastiku peakorterit rakettidega. See on Ameerika mereväe operatsioonide juhtimiskeskus Pärsia lahe ja India ookeani piirkonnas. See ründas ka Al-Udeidi õhuväebaasi Kataris, Al-Dafra baasi AÜE-s ja Ali Al-Salimi baasi Kuveidis. Need kasutasid ka odavaid Shahidi droone, rünnates juhuslikke tsiviilpiirkondi ja elamuid, et tekitada rahutusi. Kui valida üks Lähis-Ida linn, mis sümboliseerib regiooni potentsiaali ja kus toimub üleilmne äri ning jõukad inimesed rajavad oma elu, oleks see Dubai. Burj Khalifa, Palm Jumeirah, luksushotellid, kus öö maksab tuhandeid ja lennujaam, mis teenindab enim rahvusvahelisi reisijaid maailmas. Londoni pankurid ja Ameerika finantsjuhid, kes kolisid sinna maksusoodustuste ja päikese pärast. Just sellist mainet on Dubai pool sajandit ehitanud ja müünud. Iraan ründas Dubais, kuigi seal pole USA sõjaväebaasi ega sihtmärke. 28. veebruari pärastlõunal rammis Iraani Shahidi droon Fairmont The Palm hotelli ja süütas selle. Burj Khalifa evakueeriti, samal ajal kui AÜE õhutõrje püüdis peatada mitut lähenevat droonilainet. Dubai rahvusvaheline lennujaam suleti täielikult. Al Maktoumi rahvusvaheline lennujaam, mis nimetas end maailma suurimaks, peatas kõik lennud tähtajatult. Bahreinis tabas Shahidi droon elamukõrghoone ülemisi korruseid, umbes miili kaugusel USA mereväebaasist. Abu Dhabis hukkus allaturistatud rakettide kildude tõttu Pakistani kodanik ning rusud paiskusid Saadiyati saarele, Halifa linna ja Mohammed bin Zayedi linna.
See on Dubai jaoks õudusunenägu, sest tema olemus oli olla turvaline oaas rahutuspiirkonnas. Saudi Araabia tegi sõna otseses mõttes eelnevalt avaliku avalduse, kinnitades, et nad on andnud Iraanile otsese kinnituse, et ei luba oma territooriumi kasutada Teherani vastu, kuid Iraan ründas sellest hoolimata Riadi. Sõnum igale Pärsia lahe monarhiale, kes vaatab suitsu tõusmas Palm Jumeirah kohal, on lihtne. Teie Ameerika julgeolekugarantii muutis teie pealinna just sihtmärgiks. Tahad, et pilvelõhkujad püsiks ja lennujaamad töötaks? Survesta Washingtoni taanduma. Et mõista, miks Iraan arvab, et see survestrateegia võib tegelikult toimida, tead sa kõigepealt teadma rohkem Pärsia lahe majanduslikust küljest. EIA andmetel veab Saudi Araabia läbi Hormuzi väina umbes 5,5 miljonit barrelit toornaftat päevas, mis on ligi 38% sealt läbivast naftast. Saudi Araabiat peetakse OPEC-i tasakaalustavaks tootjaks, kes reguleerib tootmist maailma naftahindade stabiliseerimiseks. Kui Ar-Riyad suurendab tootmist, hinnad langevad, kui vähendab, hinnad tõusevad. Kogu maailma energiaturg sõltub sellest otsusest. Energy Intelligence'i Colby Conley sõnul paikneb umbes 70% OPEC plussi varutootmisvõimsusest, reservist, millele maailm kriisi korral toetub laheäärsetes riikides. Kui turule on vaja pakkumist lisada, kui midagi läheb valesti, peab see tulema siit. Sellele on rajatud ka finantsarhitektuur. Pärast 1973 aasta Araabia naftaembargot leppisid USA ja Saudi Araabia kokku, et Saudi Araabia hinnastab nafta USA dollarites. Nafta ülejäägitulu investeeriti USA riigi võlakirjadesse, mille eest Washington tagas Saudi Araabia julgeoleku. Kokkuleppe salajane versioon avalikustati alles 2016 aastal pärast Bloombergi teabenõuet riiklikule arhiivile. Kokkulepe soodustas dollari kasutamist naftakaubanduses ja tekitas stabiilse ja usaldusväärse nõudluse USA riigivõlakirjadele. Praegu tehakse 80% naftatehingutest USA dollarites. Lisaks on Katar. Katar on praktiliselt kogu selle veeldatud maagaasi allikas, mis liigub läbi Hormuzi väina ja moodustab 5% maailma LNG kaubandusest. Pärast Venemaa eemaldumist Euroopa turgudelt 2022 aastal muutus Katar viimase hädavajaduse energiatarnijaks Euroopale. Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia on kõik muutunud järjest sõltuvamaks Katari LNG-st, mis liigub läbi selle väina. Araabia Ühendemiraadid, Dubai ja Abu Dhabi moodustavad piirkonna finantskeskuse. AÜE sadamate kaudu liigub igal aastal üle 500 miljardi dollari väärtuses kaupu ning riigis on rohkem rahvusvaheliste ettevõtete peakortereid kui üheski teises linnas peale New Yorgi ja Londoni. Dubai on end aastakümneid reklaaminud neutraalse ärikeskusena, kus ida ja lääs saavad äri ajada, ilma et kedagi vahistataks. See toob igal aastal sisse miljardeid dollareid. Seetõttu rajavad ettevõtted peakontorid sinna, mitte Riadi või Kairosse. Kui see lubadus piirkondliku ebastabiilsuse tõttu puruneb, võivad neid ettevõtted hakata tegema teistsuguseid valikuid oma peakontori asukoha suhtes. Iraan teab seda ja püüab Washingtoni sundida tegutsema, kahjustades piirkonna majandust. Varem selline taktika isegi õnnestus. 19. oktoobril 1973 kestis juba 12 päeva Egiptuse ja Süüria ootamatu rünnak Iisraeli vastu, Jom Kippuri sõda. Nixon palus kongressilt $2,2 miljardit sõjalist abi Iisraelile. Kui see jõudis uudistesse, kuulutasid Saudi Araabia ja Araabia OPEC-i liikmed USA-le täieliku naftaembargo. Föderaalreservi andmetel tõusis nafta hind vähem kui 4 kuuga embargo eelselt $2 ja 90 sendil barreli kohta $11 ja 65 sendini 1974. aasta jaanuariks. Ameeriklased seisid bensiinijaamade pikkades järjekordades. USA kehtestas esmakordselt pärast teist maailmasõda kütuse normeerimise ja alandas kiirusepiiranguid. Nädala keskel olid bensiinijaamad tühjad. Sõna puudus jõudis ameeriklaste igapäevakeelde uuel viisil, kuid veelgi kahjulikum oli selle geopoliitiline mõju. USA liitlased Euroopas ja Jaapanis, kes kogesid sama varustuskriisi, hakkasid avalikult USA Lähis-Ida poliitikast eemalduma, et mitte sihtmärgiks sattuda. USA välisministeeriumi ajaloo järgi tekitas see NATOs lõhe, sest Euroopa valitsused distantseerisid end Washingtonist. Jaapan, kes importis peaaegu kogu nafta Lähis-Idast, oli eriti ebakindlas olukorras. Sõnum USA liitlastele oli lihtne. Seisa Washingtoni kõrval ja kaota energiatarned. Euroopa valitsused ja Jaapan eemaldusid avalikult, mis oli Washingtonile poliitiliselt alandav. Nixon oli Watergate'i tõttu nõrgenenud. Kissinger pidas kuid läbirääkimisi Iisraeli tagasitõmbumise üle Siinailt ja Golanilt. 18. jaanuaril 1974 allkirjastas Iisrael tagasitõmbumislepingu. Märtsiks lõpetasid Araabia naftaministeeriumid embargo. Naftatootjad kasutasid majanduslikku survet, et sundida USA'd oma poliitikat muutma sõjalises konfliktis, ja see toimis. Iraan pole saavutusele lähedal.
Tal puudub Araabia maailma toetus ja USA sõltub vähem Pärsia lahe naftast kui 50 aastat tagasi, kuid Iraanil pole seda vaja. Tal on vaja muuta sõda piisavalt kulukaks kõigile, kes on Ameerikaga seotud, et telefonikõned hakkaksid Washingtoni voolama Tokyost, Seulist, New Delhist ja Brüsselist. Nad nõuavad pingete leevendamist, sest nende majandused kannatavad. See on Iraani praegune plaan. Et mõista, miks USA ei saa survet eirata, pead teadma, kui kaugele Washington on läinud, et nafta liiguks läbi lahe. 1984. aastaks oli Iraani-Iraagi sõda kestnud ligi 4 aastat. Mõlemad pooled ründasid Pärsia lahe naftatankereid, mida nimetati tankerite sõjaks. Iraan ründas peamiselt laevu riikidest, mis toetasid Iraaki, sealhulgas Kuveidi omi. Iraani ähvardus peatada Pärsia lahe naftaeksport oli nii tõsine, et Kuveit palus kaitset Nõukogude Liidult ja USA-lt. 24. juulil 1987 algatas USA merevägi operatsiooni Earnest Will, asetades Ameerika lipud 11 Kuveidi naftatankerile ja saates neid läbi Pärsia lahe sõjalaevadega. Tipo Ajal oli piirkonnas üle 30 Ameerika sõjalaeva. War on the Rocks'i andmetel oli see suurim merekonvoi operatsioon pärast teist maailmasõda. Esimesel missioonil sõitis ümberlipustatud Bridgeton miinile ja lekkis. Washington saatis lisalaevu, kuid Iraan jätkas rünnakuid. Ameerika Ühendriigid vastasid sellele, hävitades Iraani naftaplatvormid ja uputades Iraani sõjalaevad operatsioonis nimega Praying Mantis. Lõpuks nõustus Iraan relvarahuga Iraagiga. 3 aastat hiljem, aastal 1990, tungis Saddam Hussein Kuveiti ja ohustas kogu Pärsia lahe tootmisstruktuuri. USA saatis ligi 700 000 sõjaväelast väikese Pärsia lahe riigi kaitseks, mida enamik ameeriklasi kaardilt üles ei leiaks. Tegelikult ähvardas kogu Pärsia lahe piirkonda, nafta ja selle struktuur, mitte ainult Kuveit. USA oli korduvalt ja kõrge hinnaga näidanud, et Pärsia lahe naftavood ei kuulu läbirääkimisele. Iraan tunneb ajalugu hästi ja teab, et Pärsia lahe vastasseis on ainus viis, mis muudab Washingtoni vastuse kallimaks kui sõda, mida nad tahavad pidada. Tundide jooksul pärast rünnakuid Iraani vastu hakkas Islami revolutsiooniline kaardivägi edastama hoiatusteateid VHF kanalil 16, mis on universaalne mereline hädaabisagedus, teatades laevadele, et Hormuzi väinast läbipääs on keelatud. Mitmed nafta- ja kaubandusfirmad peatasid kohe saadetised. Hapag-Lloyd, üks suurimaid konteinerlaevandusettevõtteid, katkestas kõik laevade läbisõidud väinast kuni uute teadeteni. CMA-CGM käskis kõikidel Pärsia lahe suunas liikuvatel laevadel kohe varjuda. 1. märtsi hommikul polnud see enam pelgalt hoiatus. Palau lipu all sõitvat naftatankerit nimega Skylight tabas rünnak umbes 5 meremiili Omaani Musandami poolsaare rannikust, otse väina sissepääsu juures. Kõik 20 meeskonnaliiget evakueeriti, 4 said vigastada. Meer teatas, et tanker on kahjustuste tõttu uppumas. Ühe tankeri ründamine ei võida küll sõda, kuid selleks polegi vaja. See peab veenma kõiki teisi tankeri kapteneid ja laevandusfirma riskijuhti, et marsruut on nüüd liiga ohtlik, mis praegu toimubki. Barclaysi analüütikud hoiatasid, et Brenti toornafta hind võib tõusta $1 barreli kohta. Goldman Sachsi ja JP Morgani mudelite järgi tõuseks täieliku blokaadi korral nafta hind $120–130 barreli eest, mis on ligi 70% kõrgem kui reedel olnud $73. Robert McNally, energianõustaja, ütles CNBC-le, et Hormuzi väina pikk sulgemine tooks kindlasti ülemaailmse majanduslanguse. Võite küsida, miks Iraan pole seda varem teinud ja miks pärast 40 aastat ähvardusi nüüd tegutseti. Põhjus on, et väina sulgemine oli alati viimane samm. See on majandussõja äärmuslik meede, mida kasutatakse vaid siis, kui USA massiivne sõjaline vastus on juba alanud ja diplomaatiliselt pole enam midagi kaotada. Nagu öeldud, USA ei kannataks väina sulgemise tõttu peaaegu üldse. EIA andmetel importis USA aastal 2024 umbes 0,5 miljonit barrelit päevas Pärsia lahe riikidest, mis moodustab ligikaudu 2% kogu USA naftatarbimisest. Washington saab katkestuse üle elada, kuid Ameerika liitlaste olukord on teine. Aastal 2024 läks 84% väinas liikuvast toornaftast Aasia turgudele. Hiina, India, Jaapan ja Lõuna-Korea said 69% Hormuzi väina toornaftast. Jaapan, millel puudub sisuliselt igasugune kodumaine naftatootmine, sõltub väinast umbes 80% ulatuses oma toornafta impordist. Lõuna-Korea puhul on see 68%. India puhul on see 53%.
Need riigid pole sõda valinud. Jaapanil ja Lõuna-Koreal pole selles konfliktis huve ega rolli. Ja ometi on just nemad need, kes peavad silmitsi seisma võimalusega, et nende energiavarustus katkeb. Jaapani valitsuse hinnangul jätkub strateegilisi varusid 180–200 päevaks enne kriitilist olukorda. Lõuna-Korea seis on sarnane. Kui varud vähenevad, otsivad kõik riigid korraga alternatiivseid allikaid, mis tõstab hindu üle maailma ja mõjutab kohe Euroopat ning teisi naftaimportijaid. Ja lõpuks jõuab telefonikõne teada Pekingist, Tokyost, Soulist ja New Delhist Washingtoni. Pea meeles, et aasta 1973 ei takistanud Araabia naftatootjad USA'd Iisraeli relvastamast, rünnates Ameerikat otseselt. Nad muutsid sõja kalliks kõigile Ameerikaga seotutele, kuni surve muutus poliitiliselt palumatuks. Seda strateegiat proovib Iraan nüüd uuesti. 28. veebruari hindas Iisraeli luure, et Iraanil on umbes 2000 ballistilist raketti. See number on märkimisväärne, sest pärast eelmise aasta 12 päevast sõda langes Iraani rakettide arv 1000–1500 ning töökorras mobiilseid raketillaskeseadmeid jäi umbes 100 võrreldes varasema 480-ga. Aga Iraan taastus 2025. aasta teisel poolel väga kiiresti. Hiina firmad toimetasid Iraani sadamatesse umbes 2000 tonni naatriumperkloraati, peites saadetised riiulifirmade ja kaubalaevade abil, et sanktsioone vältida. Sügavale maa alla rajatud raketilinnad, mis olid piisavalt sügaval, et õhurünnakud üle elada, hoidsid tootmist käigus hoolimata kõigest. Iraan läks 28. veebruarile vastu taastatud ja täiendatud arsenaliga. Nüüd ootavad need raketid kella all. Operatsiooni eepiline raev eesmärk on need leida ja hävitada enne väljalaskmist. Samal ajal püüab Iraan oma arsenali kasutada, kuni see veel on. Iraani raketid ei pea tekitama ulatuslikku kahju. Pärast eelmise aasta sõda on läänel ja liitlastel tõrjerakette ohtlikult vähe. USA tulistas eelmise aasta juunis 12-päevase sõja jooksul umbes 150 THAAD tõrjeraketi, teatas strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus. Üks maksab umbes $10 miljonit ja tootmine suures koguses võtab aastaid. Sõjaline doktriin nõuab iga väheneva raketi vastu 2–3 tõrjeraketi kasutamist tavamise tõenäosuse suurendamiseks. Kui Iraan tulistab, 100 raketti vajatakse nende tõrjumiseks 200–300 tõrjeraketi. Kui seda teha 3–4 korda, muutub matemaatika Dubai, Riyadi ja Tel Avivi kaitsetele ebamugavaks. Siin tulebki mängu Shahidi droon, mille hind on umbes $50 000. See võib tunduda palju, kuni sa mõistad, et ühe sellise peatamiseks kuluv raketitõrje maksab miljoneid. Iraanil pole Shahedi droone vaja olulise hävitamiseks, vaid et kulutada raketitõrjevarusid, mis olid selles konfliktis juba niigi napid. Kuni hetkeni, mil saabuvad päris ballistilised raketid ja pole enam millegagi neid peatada. Kui näed, et Burj Khalifa on püsti ja arvad, et Iraan on vaos hoitud, võib tegelikult olla nii, et Iraan lihtsalt kurnab kaitset, oodates sobivat hetke, kui midagi läbi pääseb. See viib meid viimase ja ilmselt kõige häirivama küsimuseni. Kes juhib praegu Iraani? Khamenei on surnud. Mees, kes pidi teda asendama, tapeti samas rünnakus koos väimehe ja miniaga. IRGC komandör, kaitseminister, staabiülem ja riikliku julgeoleku sekretärid, kõik on surnud. Kogu kavandatud järglaste ahel kadus üleöö. Iraani põhiseaduse järgi juhib riiki ajutine 3 inimesest koosnev nõukogu, kuni ekspertide kogu valib uue ülemjuhi. Iraan nimetas nõukogusse vanemvaimuliku Ayatollah Ali Reza Rafi, presidendi Masoud Pezeshkiani ja ülemkohtuniku Gholam Hossein Mohsine Ejai. Haberil on põhiseaduslik struktuur alles, kuid Ayatollah Khamenei eemaldamine ei tähenda režiimi muutust. Ja ülemjuht andis legitiimsuse, kuid IRGC on režiim ise. See on jõud, raha, luure, piirkondlik varivõrgustik ja institutsionaalne järjepidevus. Sinna määrati uus juht. Iraani riigimeedia teatas, et brigaadikindral Ahmad Vahidi nimetati uueks IRGC juhiks, asendades rünnakutes hukkunud Mohammad Pakpuri. Iraani sõjaväe järgmisi samme mõistmiseks on oluline teada, kes on Vahidi. Ta liitus IRGC-ga 1979 islaamirevolutsiooni aastal. Asutaja liikmena oli ta Quds-vägede asutav komandör. See on IRGC eliitüksus, mis tegeleb Iraani välisluure ja välisoperatsioonidega. Qudsi väed rajasid Hezbollah Leibanonis, Hamasi Gazas, Hutide infrastruktuuri Jeemenis ja Iraagi Shia-rühmitused. Vahidi ei juhtinud ainult seda üksust, vaid lõi Iraani piirkondliku strateegia nullist.
Tema järglaseks selles rollis sai Qasem Soleimani, kelle USA tappis 2020. aasta jaanuaris Bagdadis droonirünnakus. Soleimani oli Vahidi soosik. Ahmad Mughnia, Hezbollah's kõrge sõjaväeülem, mõrvati 2008. aastal Damaskuses. Interpol on alates 2007. aastast väljastanud Vahidi vahistamiseks punase teate seoses 1994. aasta Amia pommirünnakuga Buenos Aireses, kus hukkus 85 inimest ja sai vigastada üle 300 inimese. Argentiina prokurörid jõudsid järeldusele, et rünnakuks andis käsu Iraani valitsuse kõrgeim juhtkond. Seega, kui Vahidi nimetati 2009. aastal kaitseministriks, vallandas see tugeva rahvusvahelise vastureaktsiooni. Kui Bui Bolivia kutsus ta 2011. aastal tseremooniale, protestis Argentiina nii tugevalt, et Bolivia siseminister saatis ta mõne tunniga riigist välja ja vabandas Buenos Aires ees. Ta on USA ja EL-i sanktsioonide all ning teda peetakse IRGC-s Khamenei üheks lojaalsemaks toetajaks. Kui Ahmadinejadi ja Khamenei tüli muutus inetuks võimuvõitluseks, tegutses Vahidi sisuliselt ülemjuhi nuhina, saates Khameneile regulaarselt aruandeid valitsust halvavast kaosest. Pärast Soleimani tapmist 2020. aastal nõudis Vahidi avalikult ameeriklastele kättemaksu, mis paneks neil õhu kinni jääma. Eelmisel aastal riiklikus televisioonis küsiti temalt Iisraeli rünnaku kohta Iraani tuumarajatistele. Ta vastas, kui nad seda teevad, rünnatakse ja hävitatakse neid karmilt. See mees juhib nüüd Iraani võimsaimat sõjalist institutsiooni ja tal on kõik põhjused maksta kätte juhi eest, keda ta on kogu elu teeninud. Murettekitav on, et keegi ei paku deeskaleerimisvõimalust. Trumpi administratsioon teatas, et pommitamine jätkub katkematult kogu nädala. IRGC teatas, et neil pole punaseid jooni ja nad valmistavad ette Islaamivabariigi ajaloo suurimat ja võimsaimat ründeoperatsiooni. Hormuzi väinas upub tanker. Suured laevandusettevõtted peatasid läbipääsud. Naftaturud on nädalavahetuse tõttu suletud, kuid avanevad esmaspäeval. Oman, kellel on ainus toimiv tagakanal mõlema poolega, kutsas kokku ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise kohtumise, kuid saab ainult vaadata, kuidas kuude viisi ehitatud diplomaatiline läbimurre 24 tunniga hävib.